Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse tekstiks loen täna kiriku kalendris antud teksti. See on Matteuse evangeeliumi 22. peatükk, loen salmid 34-40. Aga kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, kogunesid nad sinna. Ja üks seaduse tundja nende seast küsis teda kiusates: õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Jeesus vastas talle: armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: armasta oma ligimest nagu iseennast. Neis kahes käsus on koos kogu seadus ja prohvetid. Aamen. Istuge palun. Armas kogudus, me teame, et seadus on selliselt kokku võetud armastuse kaksikkäsuga. 10 käsku. Esimene pool, inimese ja Jumala vaheline suhe. Meie traditsioonis 3 esimest käsku, siis oleme selliselt neid liigendanud. Armasta Jumalat siis on see kokkuvõte ja teine inimeste vahelised suhted. Käsud 7-10, sealt alates austa. Sina pead oma isa ja ema austama kuni lõpuni välja. See on siis kokku võetud sõnadega: armasta ligimest nagu iseennast. Nii et kui Jeesuselt küsiti, milline käsk on seaduses suurim, tema vastas ilma kõhklemiseta: armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega, kogu oma mõistusega. Sisuliselt, kui see käsk kehtib või seda käsku täidetakse, siis täidetakse kogu ülejäänud seaduse osa, seda 10 käsu osa. Ja teine on ju selle sarnane: armastama ligimest nagu iseennast. Ja sellel hetkel Jeesus ei rääkinud lihtsalt 2 käsust, vaid ta näitas, et mis on elu mõte. Ja elu mõte on Jumalas, elu mõte on Jumala tundmises, elu mõte on isiklikus suhtlemises, osaduses, mis meil Jumalaga on. Aga millise Jumalaga? Jumal on armastus, tema olemus on täiuslik. Armastus, sellega elu mõte on armastus. Muidugi mitte tagurpidi, et Jumal on armastus, aga me teame teistpidi, kui võtame, aga armastus ise ei ole Jumal. Siin on omad keerukused, et mida tähendab jumalik armastus. Aga siiski, selliselt kokkuvõtvalt elu mõte on armastuses. Siin on seaduse süda, siin on usu tuum. Ehk siis, kui inimene armastab, on ta kooskõlas Jumalaga. See on see. Kui inimene ei armasta, on ta seadusest mööda elanud, ükskõik kui täpselt nüüd keegi, kui püüaks käske järgida. Eile käisime kogudusega Lootusaja festivalil. See oli eriline üllatus, teine vorm üritusel, aga seal Will Graham ütles, et tema samamoodi, ta ei oska, me kõik tegelikult, me ei oska ühtegi käsku lõpuni täiuslikult pidada. Nii et see oleks taeva standardil. Me vajame Jumalat. Me vajame Issandat. Ja apostel Johannes ütleb nõnda, see on 1. Johannese kiri 4. peatükk, salmid 7-8. Igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat, sest Jumal on armastus. Mis siis selles tähenduses või siin on armastus? Me teame, et see ei ole meie pingutus, aga see on Jumala ligiolu meis. Jumala olemine meis. Jumal tuleb meisse, Jumala püha vaim on meis. Ja nii on, et me kirikus ei räägi mitte religioossusest, me ei räägi tohutust seaduse täitmisest, me ei räägi ka isegi moraali hoidmine, kui kõik need asjad on olulised.
kui nad on mõtestatud, me sisu juurde jõuame. Aga kõige olulisem on Jumala ligiolu, me ei suhe Jumalaga, me räägime suhtest. Ja ka usk Jeesusesse, Kristusesse ei ole lihtsalt teadmine temast, see on suhe Issandaga. See põhineb Jumala armastusel, tema on meie jaoks kõik teinud. Saame vastata tema armastusele. Ja selliselt siis, kui Jumala ligiolu on meis, Jumala püha vaim teist teeb meis oma tööd. Nagu oleme rääkinud, püha Serafim Saarovist ütles, võta endasse püha vaim ja sinu ümber saavad päästetud tuhanded. Kui meis on Jumala armastus, muutub maailm meie ümber. Üks vana kooliõpetaja rääkis, ütles nõnda, kuidas ta hommikuti on palvetanud. Issand, anna mulle täna silmad, mis näevad, mitte ainult hindavad. Ja ta tõi välja, et just see palve muutis teda õpetajana selles olukorras. Aga ma arvan, et me võime selle mõtte üle kanda laiemasse eluolukordadesse, laiemasse pilti, et see õpetaja hakkas märkama lapsi, keda teised vältisid. See armastus tegutseda vaatamata kõigele mitte millegi tõttu. Ja nüüd, kui me vaatame, kuidas inimene teinekord armastab, eks inimene armastab ikka tihti selle järgi, et me vaatame, kuidas meid teenitakse, mismoodi meie mingis olukorras hakkama saame, mis abi või kasu me kusagilt saame. Ja see on väga inimlik ja küllap inimesed peavad üksteist toetama, aitama, see on meie ülesanne, see on meie igaühe läbikatsumise, südame läbikatsumise koht, et me oleksime ka armastusväärsed. Kuigi Jumal armastab meid ja täiuslik armastus armastab sõltumata meie olemusest. Aga siiski, et meie teeksime kõik, et meid oleks ka natukenegi lihtsam armastada. Aga küllap on meiegi elus olukordi olnud, kus meie silmad mitte ei näe, vaid pigem hindavad. Me vaatame, kalkuleerime mingit kasu, mingit strateegiat oma elus teinekord. Ja me tihti peale tegutseme ikkagi millegi tõttu, mitte vaatamata kõigele. Aga hea, kui inimene tegutseb vähemalt selle tõttu, et Jumal teda on enne armastanud. Kui me niimoodi oskame, et vastame Jumala armastusele, see on midagi suur asi. Suurim armastus ilmus ristil. Eilne jutlus Lootusaja festivalil, ma arvan, oli väga, selles mõttes ma soovitan kelle, kes on täna Tallinnasse liikumas kell 4 ja Lootusaja festival. Väga neutraalne, asjalik sõnum, mitte midagi sellist, mida Eesti inimene kardab, et nüüd hakatakse pöörama kedagi. Ei olnud. Ülistus oli, palve oli ja lihtsalt anti võimalus pöörduda Jumala poole täiesti rahulikult, ilma igasuguste, puentideta seal, mis teinekord kuskil mujal võib-olla võib nii olla, nii et Billy Grahami assotsiatsioon, see nende poolt oluline eriline üritus, vähemalt noored kindlasti, ma arvan, võiksid sellisele üritusele jõuda, need on erinevad vormid. Ülistatakse rõõmus, aga ülistatakse ka vaikuses. Võib-olla siis tuleme liturgia juurde juba tagasi ja nii, aga need vormid erinevad on olemas. Aga seal see jutlus oli väga selge. Oli Jeesuse ristilöömise lugu, oli Pilaatuse küsimus, et oli võimalik Barabas vabastada, oli võimalik Jeesus, aga teravik oli selles, et mida Jeesusega peale hakata. Mida inimene siis teeb Jeesusega? Ja see on küsimus, mida me igaüks peame küsima. Et me ei jääks halli alasse, lihtsalt risti inimestena. Me arvame, et me oleme risti inimesed, käime kirikus, me oleme kuidagi päästetud. Me oleme päästetud, kui meil on Jeesusega asjad korras. Kui Jeesus on meie südames, kui meil on elav suhe Jeesusega ja kui me usume tema võitu, kaduvuse ja surma üle, et mida Jumal on teinud ja siis, et see on meile kingitusena tõesti antud. Ja see on evangeelne sõnum, Sellepärast ka meie kirik, tegelikult kui me jutustame, meil on Eesti evangeelne luterlik kirik. Me jutustame rõõmusõnumit.
kogu selle maailma keskel on olemas lootus issandas, mis on, ja see on Jeesuses Kristuses. See armastus, Jumala armastus ilmus ristil. Jeesus andis elu ja mitte lihtsalt sõprade eest, kuigi ta ise ütles, et see on suur armastus, kui keegi annab elu sõprade eest, kui ta vestles jüngritega, inimestega, kes tema ümber olid, aga Jeesus suri nende eest, kes teda hülgasid. Ta suri ka selle Barabase eest, kes oli tõesti röövel ja kuritegusid teinud ja tapnud. Barabas lasti vabaks ja Jeesus löödi risti. Jumal suri ka meie eest. Meie inimesed võivad muidugi öelda, ma ei ole tapnud kedagi, aga me oleme käske ju vaadelnud, mida tähendab vihkamine, vihastamine, mida tähendab, ma ei soovi kedagi, mul on kellegi vastu tõrge. Et see on juba alge, see on juba käsu rikkumine on see. Ja me ei küündi. Ja kui me ei küündi käskude täitmiseni, siis me ei küündi igavese osaduseni Jumalaga, mis peab olema korras, mis peab olema lahendatud, mis ei ole nii, et meie lihtsalt patustena tuleme. Kui me lihtsalt tuleme patustena ilma päästeta ja peaksime palgest palgesse kohtuma elava issandaga, siis on pühakiri nii nagu ta on, ta kõige ebapuhta põletab, kui tuli tema pühadus põletab. No piltlikult muidugi. Aga see tähendab, me vajame Kristust, me vajame päästet, me vajame osadust Jumalaga Kristuses. Ja Jeesus suri ka meie eest, et meil võiks olla elu. Nii et see on armastus, mis on ilmunud Kristuses. Jumala armastus ei küsi väärtuse, vaid vajaduse järgi. Küsimus inimesest ärkab uskast, et me vajame Jumalat. Me ei saa ilma temata. Me oleme ilma temata, ilma Jeesuseta, me oleme igavesti lahus Jumalast. Aga Jumal armastab meid mitte sellepärast, et meie oleme head ja kuidagi tublid, vaid tema on armastus. Ja see nüüd armsad, see raskus, mis meil inimestel on, kuidas me oskaksime teisi inimesi ümberringi sellise armastusega armastada. Ega see lihtne olegi, aga Jumal armastab meid täiusliku armastusega. Kui me laseksime sellel armastusel end juhtida, siis oleks maailm teistsugune ja siin on see maailma paremaks muutumise moment, kas või mingil määral. Ja siis me ei võrdleks ennast teistega. Me ei januneks kadedalt mingite asjade, mingite teiste inimeste edukuse järele võib olla. Ei januneks kadedalt kelle uue auto või edu järele või millegi muu järele elaksime. Siis me oskame olla tänulikud. Elu on antud, igavene elu on kingitud ja me oskame elada jagavalt. Et lõpuks ju ongi kõige olulisem, mida inimene maa peal saab siis teha, kui on elav usk, on armastada, et kui palju me oskame jagada. Kui palju me oleme armastanud, head teinud, teeninud ligimest, teisi meie ümber. Siin on kindlasti palju ühiskonnas üldse puudujääke. Inimene elab ikkagi tihti peale, kui et süda on nagu keerdus enese poole. Või nagu Ants Christian Andersen ütleb oma jutustades Tigu ja Roosi hetk, et seal Tigu oli ka nagu läks enda kotta, nagu oli enda poole sulgunud või kuidagi niiviisi. Roos õitses teistele. Seal oli selline nüanss mõte. Eks tõeline õnnelikkus ei sünni sellest, mida me omame, vaid sellest, keda me armastame või üldse, et me oskame armastada. Ja kui maailm ükskord vaibub, mis siis alles jääb? Mis on igavene, on armastus. Kõik muu kaob. Aga see, et me ei ole armastanud, see on suurim kahetsus, mis meil elus võib olla. Ja see, kes teeb Jumala tahtmist, kes armastab, püsib igavesti. Siin on elav usk.
kes usub ja ristitud, saab päästetud. Nii et see on selle tänases sõnumi kokkuvõte. Armasta Jumalat kogu südamest, armasta ligimest nagu iseennast, aga see ongi armasta Issandat oma Jumalat, armasta ligimest nagu iseennast, et selles on tegelikult kogu elu kokku võetud. Tänu selle sõnumi eest olgu meie Issandale, Jeesusele Kristusele ja tänu selle pääste eest olgu Jeesusele, kes meile kõik on andnud. Aamen.